Aitäh! Hea Eestimaa rahvas! Kindlasti olete te meedia vahendusel näinud, mismoodi ministrid tulevad siia saali, vassivad andmetega ja pole ka harvad juhtumid, kus nad lihtsalt valetavad. Ja ma ütlen ausalt ja otsekoheselt, et maamehe moodi minul on nendest valedest siiber saanud. Ja seetõttu ma rakendan nüüd edaspidiselt sellist asja, et tuletan meelde kõigepealt, et kui Riigikogu liikme sõna on siin saalis vaba ja mingeid sanktsioone ei järgne, siis minister on ametnik, kelle osas see klausel ei kehti. Ja seetõttu, lugupeetud siseminister, ma hoiatan teid selles mõttes, et palun siin saalis rääkida ainult tõtt. Kui te ei tea või ei ole kindel, siis öelge seda otse, sest arvestage sellega, et ma kasutan teie ütlusi stenogrammis hiljem ära praegu käesolevas menetluses ja ka tulevates menetlustes teie seisukohtade osas. See on lihtsalt hoiatus, see ei ole midagi muud. Ja nüüd tänase teema juurde. Teemaks on siis kiiruskaamerad, mille uurimist ma alustasin juba kuskil septembris-oktoobris ja esimene video sellest Facebookis kogus 161 000 vaatamist. Ja teemaks on siis see, et kas mobiilsete kiiruskaamerate ees peab olema silt videovalve või ei pea. Ja ma olen pöördunud mitmele poole, ka politsei poole nii edasi, kui nad ütlevad, et ei pea. Mina eeldan vastupidi, et peab. Ja põhjus on väga pragmaatiline, sest kui politsei viitab sellele liiklusseadusele, et seal ei ole seda regulatsiooni sees, siis tuletan meelde, et liiklusseadus on erinorm, aga erinormi kohaldatakse koos üldnormiga, ehk siis korrakaitseseaduse paragrahv 34 sätestab selle, et see silt peab seal ees olema. Ja see on täiesti hämmastav, mismoodi aga ikkagi ka kõrged politseijuhid manipuleerivad sellise seadusliku kohustusega, nagu näiteks Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo liiklusmenetlustalituse politseikolonelleitnant Alar Karu on lausa kirjalikult teatanud, et osutusmärgi automaatkontroll kirjeldamine õigusaktis ei tee selle kasutamist kohustuslikuks. Lugupeetud siseminister, kuidas on võimalik, et teie haldusalas olev ametnik ütleb, et mis siis, et on seaduses kirjas, aga me seda ei kasuta? Kõik need faktid, mida ma olen arupärimises täna esitanud, on tõenduslikult olemas ja neid saab kasutada edaspidises menetluses. Minu jaoks on veel teine küsimus. Mikspärast politsei asemel teostab kontrolli tegelikult hoopis erasektor, kellega siis on sõlmitud nii-öelda haldusleping kiiruse mõõtmise osas. Ma mäletan, veel paar aastat tagasi oli ikkagi videovalvesilti kasutati, aga siin võib olla hoopis puhas omakasupüüdlik tegevus. Nimelt, tegemist on erasektori tegevusega ja kui see videosilt on väljas, siis lihtsalt rikkumisi ei toimu. Ja selleks, et teenida nii-öelda erasektori kaudu raha siis ka riigikassasse, on see videosilt maha võetud. Ma ütlen ka kohe ära, et ma olen absoluutselt vastu igasugusele kiiruse ületamisega, mis on määratletud kas märkidega, kuid ka politsei peab selles tegevuses jälgima isikuandmekaitse seadust. Mis asi on isikuandmekaitse seadus? See on reguleeritud siis ka Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud määrusega ja minu poolt osundatud asjaolud, mida ma hetk tagasi rääkisin, on leidnud kinnitust ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel ja nende seisukohtades. Isikuandmete töötlemine on siis toiming, mis võib hõlmata andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, juurdepääsu ja nii edasi ja nii edasi. Aga
kuulame ära lugupeetud siseministri vastuse ja veel kord palun, ärge mõelge midagi välja, ärge valetage, rääkige ainult tõtt. Aitäh! Aitäh! Aitäh, austatud istungi juhataja ja Riigikogu liikmed. Ma loodan, et ma sain sellest hoiatusest ikkagi õigesti aru ja tõtt peavad siin rääkima kõik, mitte ainult ministrid, vaid ka Riigikogu liikmed. Siseministrile edastati arupärimine seoses kiiruskaameratega ning esitati 7 küsimust. Ma sissejuhatuseks märgin igaks juhuks, et ma loen need küsimused ette sellisel kujul, nagu need kirjalikult esitati. Ma eeldan, et need olid võib-olla kiiruga kirjutatud, kuivõrd need meie õigekirja reeglitele päris hästi ei vasta, aga see on pelgalt selgituseks, miks küsimuse esitamine võib tunduda mõnevõrra kohmakas, aga ma loodan, et kõik saavad enam-vähem aru, mida küsimusega mõeldi. Esimene küsimus: korrakaitseseaduse paragrahvi 34 alusel töötleb politsei kasutades jälgimisseadmestikuna kiiruskaameraid isikuandmeid. Miks ei täideta sama seaduse lõikes 3 kehtestatud kohustuslikku nõuet paigaldada enne kiiruskaameraid kaamerate kasutamist teavitavaid teabetahvleid videovalve? Vastan. Alustuseks selgitan, et korrakaitseseaduse paragrahv 34 käsitleb jälgimisseadmeid, mille alla kuulub ennekõike numbrituvastuskaamera. Numbrituvastuskaamerale lisaks on liikluskaamera ehk teisisõnu automaatne liiklusjärelevalvesüsteem. Mõlemal juhul töödeldakse isikuandmeid ehk täpsemalt andmeid, mille abil on võimalik isikuid tuvastada, näiteks sõiduki registreerimisnumbri kaudu tehtud päringu abil. Mõlemal juhul toimub andmete töötlemine erinevatel õiguslikel alustel ja nende andmete kasutamisega kaasnev õiguste riive on oma olemuselt ka erinev. Kiiruskaamerate kasutamise õiguslik alus tuleneb liiklusseadusest ja selle kohaselt võib liiklusjärelevalvet teostada teisaldatava või statsionaarse tehnilise vahendiga. Isikuandmete töötlemine ehk riive toimub kiiruskaamerate puhul ainult ja üksnes nende isikute osas, kes ületavad kehtestatud kiiruspiiranguid. Väärteomenetluse seadustiku kohaselt määratakse hoiatustrahv isikule, kes oli mootorsõiduki registrijärgne omanik või vastutav kasutaja väärteo toimepanemise ajal. Seega töödeldakse registrijärgse omaniku andmeid. Või kui tema ei olnud rikkuja, siis väärteomenetluse seadustiku kohaselt isikuandmeid, kes sõidukit mootorsõiduki eest vastutava isiku sõnul kasutas. Kiiruskaamera funktsioon on üksnes liikluskiiruse mõõtmine ning salvestamist tehakse ainult rikkumise fikseerimisel, mitte pidevalt ega kõikide liiklejate osas. Sellist selektiivset mõõtmist ei saa käsitleda videovalvena ja seetõttu ei kohaldu korrakaitseseaduse paragrahv 34 lõikes 3 sätestatud teabetahvli kasutamise nõue. Numbrikaamerate kasutamise õiguslik alus tuleneb politsei ja piirivalve seadusest. Numbrikaameratega töödeldakse kõigi liikluses osalejate andmeid, kes satuvad kaamera mõju välja. Andmete töötlemine toimub kuritegude menetlemise, tagaotsitavate isikute ning rahvusvaheliselt tagaotsitavate esemete asukoha kindlaks tegemise ja konkreetse kõrgendatud või olulise ohu väljaselgitamise, tõrjumise või sellise korra rikkumise kõrvaldamise eesmärgil. Kuna jälgitakse kõiki, kes mõju välja satuvad, tuleb korrakaitseseaduse paragrahv 34 lõike 3 kohaselt paigaldada kaamerate lähedusse teavitussildid, et inimesed oleksid jälgimisest teadlikud ja saaksid oma käitumist soovi korral ka marsruuti muuta. Tegemist on seadusest tuleneva sõnaselge kohustusega. Teine küsimus: millise hinnangu annate Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri teabebüroo liiklusmenetlustalituse politsei kolonel leitnant Alar Karu poolt väljendatule, et ohutusmärgi automaatkontrolli kirjeldamine õigusaktis ei tee selle kasutamist kohustuslikuks? Vastan. Liiklusseadusega ka Vabariigi Valitsuse määrus, millega on kehtestatud nõuded liikluskaamerate paigaldamisele, mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuste töötlemisele, ei kohusta kiiruskaamera mõõtmiskohta liiklusmärgiga või ohutusmärgiga tähistama. Antud seisukohta on väljendanud ka näiteks õiguskantsler 11. veebruaril 2021 vastuses Riigikogu liikmetele Igor Kravtšenko ja Juliana Jurtšenko päringule, juhtides seejuures tähelepanu, et sellise muudatuse peaks soovi korral ellu kutsuma Riigikogu. Täpsemalt on õiguskantsler 21. aasta aastaraamatust toonud välja, et sõiduki juht peab valima liiklusoludele sobiva sõidukiiruse, mis ei oleks suurem kui konkreetselt teelõigul lubatud sõidukiirus. Seda olenemata asjaolust, kas kiiruskaamera ette on paigaldatud osutusmärk automaatkontroll või mitte. Osutusmärgi puudumine ei muuda liikluseeskirjade rikkumist olematuks. Siinkohal ka minu üleskutse kõikidele liiklejatele: palun peame kinni piirkiirusest. Nende eesmärk on tagada võimalikult ohutu liiklemine kõikidele liikluses osalejatele. Kokkuvõtteks, seadusandja on numbrituvastuskaamerate osas teavitamiskohustuse pannud, kuid nagu eelnevalt öeldud, liikluskaamerate puhul selgesõnalist kohustust ühestki seadusest ega määrusest ei tulene. Kolmas küsimus: palun selgitage, miks korrakaitseorgan võib rikkuda isikuandmete kaitse üldmääruse 2016. aasta 14. aprillil alusel vastu võetud korrakaitseseaduse paragrahv 34 sätestatud nõudeid? Vastan. Jääb selgusetuks, millisele rikkumisele küsija viitab. Nagu eelnevalt selgitatud, üldistatult on teavitussildi kohustus ette nähtud kaamerate puhul, millega toimub laussalvestamine. Kiiruskaamerate puhul on olukord teine. See tähendab, et fikseeritakse üksnes rikkumist, mitte igat autot, kes kiiruskaamerast mööda sõidab. Kui kiiruskaamera fikseerib rikkumisi, edastatakse andmed politsei andmekogusse ning andmekogusse kantavad andmed on loetletud politsei andmekogu põhimääruses. Kiiruskaamerate osas kehtiv õigus teavitamist ette ei näe, kuid Politsei- ja Piirivalveameti sõnul kaamera kasutamisest reeglina teavitatakse ja paigaldatakse vastav osutusmärk. Neljas küsimus: milliseid meetmeid kavatsete võtta kasutusele seadust otseselt rikkunud korrakaitsetöötajate suhtes? Vastan. Taaskord jääb selgusetuks, millisele rikkumisele ja korrakaitsetöötajale viidatakse. Siseministeerium teostab teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi valitsemisala asutuste ja nende juhtide aktide ja toimingute üle, kuid eelkõige teostab järelevalvet ametnike üle asutus ise, tehes seda läbi distsiplinaarmenetluse või süüteomenetluse. Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse kohaselt on ametnike ning töötajate süütegude menetlemine PPA sisekontrollibüroo ülesandeks. Kui on põhjendatud kahtlus, et korrakaitsetöötaja on seadust rikkunud, tuleb kaebusega pöörduda otse PPA poole. Ütlen juurde, et PPA sisekontroll on ka väljastpoolt valideeritud, ta vastab kõikidele nõuetele, seda on kontrollitud ka kontrollijate poolt veel kord. Viies küsimus: millise hinnangu annate ühele võimalikule motiivile, et teabetahvli videovalve kasutamisel vähendavad autojuhid kiirust ning neid pole võimalik enam trahvida? Vastan. Riigi eesmärk ei ole trahvimine, vaid eesmärk on ennekõike rahustada liiklust ja tagada liiklusohutust. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse erinevaid meetodeid. Üheks meetmeks on osutusmärgi paigaldamine, millega suurendatakse liiklejate teadlikkust ja juhile antakse võimalus oma käitumist muuta ning õigusrikkumisest hoiduda. Osutusmärgi paigaldamine ohtlikule teelõigule teenib eeskätt ennetavat eesmärki. Juhid vähendavad ohtlikust lõigust kiirust. Seda võivad sõidukijuhid teha teinekord ka nii-öelda trahvihirmus. Samas võib sellise teavituse kasutamisel olla ka vastupidine mõju, kui juhid aeglustavad kiirust üksnes märgistatud lõigus, kuid mujal jätkavad varasema ebakohase liikluskäitumisega. Selline käitumine võib liikluskaamerate üldist ohutõrjelist mõju vähendada. Ja kuuendale ja seitsmendale küsimusele vastan korraga. Esiteks küsimused: miks ja millistel kaalutlustel on kiiruskaamerate kasutamine loovutatud osaliselt eraettevõttele? Ja seitsmes küsimus: nimetage nende ettevõtete nimed, kellega on sõlmitud vastava teenuse osutamise leping. Vastan. Väide, et kiiruskaamerate kasutamine on loovutatud osaliselt eraettevõttele, ei vasta tõele. PPA kinnitas, et nad ei kasuta mobiilsete kiiruskaameratega opereerimiseks eraettevõtet, vaid mobiilseid kiiruskaameraid kasutavad politseiprefektuurid ning neid paigaldavad PPA-s töötavad valvespetsialistid. Küll aga on liiklusseaduses loodud võimalus, et valla- või linnavalitsus võib paigaldada oma haldusterritooriumile automaatse liiklusjärelevalvesüsteemi. Valla- või linnavalitsuse osalemise otsustab
ja automaatse liiklusjärelevalve süsteemi asukoha kinnitab Politsei- ja Piirivalveamet valla või linna valitsuse taotluse alusel. PPA kooskõlastab automaatse liiklusjärelevalve süsteemi asukoha omakorda Transpordiametiga. Liiklusjärelevalve teostamisel ja osalemisel on valla või linna valitsuse ülesandeks automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamine, taatlemine ja hooldamine. Politsei- ja Piirivalveamet viib läbi väärteomenetluse järelevalve süsteemi abil tuvastatud liiklusalase õigusrikkumise kohta. Trahvi määramise õigus on Politsei- ja Piirivalveametil kui väärteomenetluse läbiviijal. Ma tänan. Palun. Aitäh. Ma selle viimase 2 küsimuse juurde tuleks ikkagi tagasi. Ma tahaks nüüd aru saada, et siin on juttu olnud kiiruskaamerast ja on olnud salvestuskaamerast. Teie jutust jäi mulle mulje, et kõiki asju teeb PPA ise. No jätame kõrvale need, mida siis omavalitsused teevad. Et paigaldamised, hooldused, kõik on PPA töötajad ja mingit teenust sisse ei osteta. Ma siis täpsustan üle, et kas vastab tõele või siiski mingit teenust ostetakse sisse ja mis summas ja kellelt? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Jutt oli kiiruskaamerate kasutamisest. Ehk siis nende kasutamine on siis Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses. Et ma ei käsitlenud selles vastuses, ma ei tea, võimalikku mingit teenuse osutamist kaamera paigaldamisel, juhtmete vedamisel sinna. Ilmselgelt need kaamerad ka valmistatakse eraettevõtte poolt. Et ma ei oska sellele küsimusele sedapidi vastata, et milliseid teenuseid täpselt on PPA siis sisse ostnud eraettevõtte poolt nende kaamerate nii-öelda ülespanekul. Aga kui kaamerad juba töötavad, siis sellisel juhul opereerib ja tegeleb nendega ainult PPA. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Minul on olemas videosalvestus, kus Lääne prefektuuri mõõtja Riho Karotam oma vestluses ütleb, et tegelikult tema ei ole politseitöötaja, ta on endine politseitöötaja, küll aga on sõlmitud mingisugune leping, mille alusel nemad siis seda mõõtmist teostavad. Jah, nad panevad need kaamerad ülesse ja kui ma küsisin, miks te siis videovalve silti ei kasuta, siis ta ütles väga selgelt, aga siis me ei saa ju trahvi koguda. Aga küsimus ei puuduta seda trahvi, küsimus puudutab seda, et kust tuleneb see väide või seisukoht, kui mul on suuline tõend selle kohta olemas salvestatuna, et tegelikult seda mõõtmist ei teosta mitte politsei korrakaitsjad, vaid nende mingisugused partnerid. Aitäh. Aitäh, nagu ma juba ka arupärimisele vastamisel märkisin, et mobiilseid kiiruskaameraid võivad panna üles kas politseinikud või ka valvespetsialistid, kes on politsei poolt palgatud, aga mitte jutt ei ole siis eraettevõttest. Et see valvespetsialist ei pea olema tingimata vormikandja, aga ta võib olla politsei palgal, nii-öelda politsei lepinguga tööle võetud selleks ülesandeks ja tema ju tegelikkuses ei teosta mõõtmist. Mõõtmist teostab see automaatkontrollisüsteem, mis on siis PPA hallatav süsteem. Aitäh. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja minister. Tõsiasi, kiiruskaamerad võib paigaldada ka kohalik omavalitsus, mis tegelikult on päris kulukas ja eriti kasulik ei ole. Ma tean ainult ühte omavalitsuse, on Tallinn, kes neid kaamerad paigaldas, aga on tal äkki andmed, et võib-olla on veel mingisugused omavalitsused, kes ikkagi läksid ja oli neil taskukohane neid kaamerad paigaldada ja sealt siis korda luua. Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest. Ausalt öeldes mul ei ole andmeid teiste omavalitsuste kohta, kes oleksid neid süsteeme kasutatud. On mõningased andmed olemas, et nende kasutamise korral siiski sellistel lõikudel, kus ikkagi rikkumisi pidevalt fikseeritakse, oleks nii-öelda majanduslikult tasuv ja tõenäoliselt see mõjutaks ka liiklusdistsipliini mingil määral. Nii et kutsuks korrale küll, et kindlasti selliseid lõike ka teistes omavalitsustes on olemas.
See kulu tõepoolest on märkimisväärne, kui ma nüüd, ma võin suurusjärguga, umbes suurusjärk oli see ühe seadme korral ikka päris mitukümmend tuhat on ühe seadme paigaldamise maksumus, aga aastate jooksul, juhul kui tegu on sellise rohkete rikkumistega lõiguga, ikkagi see raha tuleb sealt kokku küll, paraku, kahjuks. Aitäh. Lugupeetud siseminister tegi siin märkus, et mul on õigekirjaga natukene midagi viltu, aga tänan selle märkuse eest, võib-olla tõesti oli. Aga kui ma jälgisin lugupeetud siseministri esinemist, siis ta ei saanud pilku ka pealt ära sellelt paberilt, mida ette luges. Ilmselgelt ei ole ta seda ise vastust koostanud ja mina võin julgelt praegu väita, et ta teeb lihtsalt katet praegu politseisüsteemile. Miks? Sellest ma ei saa aru ja ma kohe põhjendan ka. Nimelt käis selline sõnade manipulatsioon, et videovalve ei ole see, mis on jälgimine ja midagi a la selles stiilis. Absoluutselt ei andnud minister praegu vastust sellele, mida sätestab korrakaitseseadus paragrahv 34, kus on konkreetselt kirjas isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestiku kasutamisega. Ma nõustun ministriga ainult selles osas, et autonumbrimärk kui selline ei kuulu isikuandmete hulka juhul, kui autonumber ja omanik ei ole kokkuviidavad. Eestis ei ole põhimõtteliselt autoomanike register avalik, mis tähendab siis tegelikult seda, et ainult numbrimärki ilma tema omaniku teadmata ei saa lugeda isikuandmete hulka kuuluvaks. Küll aga muutub olukord kardinaalselt, kui omanik ja numbrimärk kokku viiakse. Ja siin toimub siis seesama isikuandmete töötlemine jälgimisseadmestiku kasutamisega. Ma tuletan veel kord meelde, mis asi on isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmetega tehtav toiming, mis võib hõlmata andmete kogumist, salvestamist, korrastamist, säilitamist, muutmist, juurdepääsu võimaldamist, avalikustamist, päringute teostamist, väljavõtete tegemist, kasutamist, edastamist, ristkasutamist, ühendamist, üleandmist, sulgemist, kustutamist või hävitamist, sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutavast vahendist. Ja see toimub kõik pärast seda, kui jälgimiskaamera ehk siis mobiilne kiiruskaamera on auto kiiruse ületamise fakti tuvastanud. Ja ma ei saa aru, miks pärast ütleb siseminister, et see ei kohaldu mobiilsetel kiiruskaameratele. Ma ei tea, olete te võtnud lahti Andmekaitse Inspektsiooni kodulehekülje, kus on korduma kippuvad küsimused KKK, on selgelt öeldud, et seda videovalvesilti tuleb kasutada jälgimisseadmete ees. Ja üks asi jäi mul veel arusaamatuks lugupeetud ministri ettekandes, see, et jah, et seadus on kirjas, see sama jälgimisseadmete kasutamine nõuab nii-öelda siis videovalvesildi olemasolu, aga on olemas mingisugune määrus, mis lubab seda teha ilma videovalvesilti kasutamata. No siin on teie nõunikud Justiitsministeeriumis küll päris puusse pannud. On olemas õigusaktide hierarhia. Määrus ei saa olla ülimuslikum, kui on seadus. Ehk siis, kui on seaduses norm on kirjas, siis ei ole võimalik seda muuta mingi sisemise õigusaktiga asutuses mingi määrusega. Nii et siin ma ei saa absoluutselt nõustuda. Ja tegelikult jäi väga ebaselgeks ka see asjaolu, et
kes siis need kiiruskaameraid siis kasutavad ja üles panevad? Selgus, et korrakaitsjad need ei ole, aga on lihtsalt PPA kuskilt mingisuguse töötajad. Väga ebaselge. Kuigi lugupeetud Riho Karotam ütles mulle, et on mingi lepinguga saadud nii-öelda siis teenuse osutamise leping. Ma ei tea, kas see on eraette või midagi muud. Aga see on väga oluline küsimus. Aga kõige tähtsam, head vaatajad, kuulajad, ärge ületage kiirust. See on põhiasi. Ma ei võitle praegu mitte kiiruse ületamise poolt, aga selle eest, et ka politsei täidaks neile pandud seaduslikke kohustusi. Aitäh! Aitäh, austatud juhataja ja austatud Riigikogu liikmed, kes siin veel on vastu pidanud nii pikalt. Saab veel mitmusest rääkida. Ma kindlasti ei tahtnud kuidagi norida selle kirjapildi osas. Ma tegin selle märkuse igaks juhuks, kuna ma ei pidanud võimalikuks küsimusi ise korrigeerida. Ja ma igaks juhuks nagu märkisin, et kui keegi stenogrammist vaatab, et midagi on imelik, et võib-olla on tõesti kiirustades kirja pandud, aga mina pean sellest kirjapildist kinni pidama, mis mul ees on. Ja põhjus, miks ma ütleme ka sellest kirja pandud tekstist väga kinni pidasin, on see sama hoiatus, mida te ütlesite. Te ütlesite, et kasutate pärast stenogrammi võib-olla mingites järgnevates menetlustes. Ehk see pani mulle kohustuse olla võimalikult täpne oma sõnastuses, et mitte eksida. Ja tõepoolest, nagu te välja toote, siis jälgimisseadmestikule on see andmete töötlemiskohustus ja sellest teavitamise kohustus üks, aga kiiruskaamera, kiiruse mõõtmiskaamera ei ole selles mõttes jälgimisseadmestik, et ta ei salvesta pidevalt pilti, vaid ta salvestab seda ainult hetkel, kui toimub rikkumine. Nii et seal on see põhimõtteline vahe ja selle põhimõttelise vahe tõttu reguleeritaksegi ühtesid kaameraid siis korrakaitseseaduse kohaselt ja teisi kaameraid siis liiklusseaduse kohaselt. Aga nagu te ütlesite, et siis kõige parem viis, kuidas siis liikluskaamera puhul andmetöötlusesse mitte sattuda, on mitte ületada piirkiirust, nii et veel kord kõigile soovitus, hoidke piirkiirusest kinni. Aitäh! Aitäh! Sellega sulgen läbirääkimised.